tere tulemast tagasi kuulama meie podcasti. Täna on siis meie viimane kokkuvõttev episood. Oleme siin mina ja Lili ja äkki alustaks siis sellest, et kuidas meil nagu, ma ei tea, on läinud või millest me võiks alustada täpselt? Ma arvan, et me võikski rääkida siin nendest asjadest, mida me ei ole võib-olla nii väga puudutanud. Just. Ja siis võttagi nagu veidi kokku seda meie teekonda, kuidas me siia nüüd oleme jõudnud, et see ongi meie viimane episood. Jah, et alustame siis äkki karjääri nõustamisest, et me oleme mõlemad seal tegelikult käinud ju ja me seda ei puudutanud kuskil ja ma tunnen, et see on mõlemad aidanud, seega me võiks sellest natukene rääkida. Jaa, kas sa tahad alustada või? Jaa, et ma olen käinud ise tegelikult Tartu Ülikoolis siis karjäärinõustaja juures 4 korda. Alguses oli äkki siis gümnaasiumi lõpus, siis kui ma tahtsin seda ülikooli vahetada, siis seal käisin küsimas, et mis võimalused Tartu Ülikoolis on. Ja siis tegelikult sellel semestril olen käinud ka 2 korda, et saada teada töövõimalusi või siis ka siis magistri võimalusi, et sealt nagu temaga arutada. Ja ma olen saanud tõesti nagu abi sealt. Seekord ka olen saanud näiteks erinevaid töökohti või nagu suundasid siis, et kuhu ma võiksin kandideerida. Ja koolide koha pealt ka tegelikult. Ja ma olen ja on nagu võimalus mul veel sinna tagasi minna, kui ma tahan näiteks, ma ei tea, motivatsioonikirju temaga arutada või midagi sellist. Jaa, et mina olen ka käinud 2 korda nüüd, sest sa ütlesid, et sa käisid ja ma olin nagu mingi, okei, et ma võib-olla peaks ka minema. Yeah. Ja siis oligi, et nagu, mis ongi need nagu töövõimalused või nagu ta oskas kuidagi vaadata mingeid täiesti teistsuguseid, nagu ma ei tea, mingeid allikaid, kust otsida nagu töökohti ja samamoodi need nagu edasiõppimise võimalused, et ikkagi tegemist nagu professionaaliga, et ta teab, millest ta räägib ja et tõesti oli nagu hea. Ja oligi teine kord oli samamoodi, et ma saingi nagu minna, vaadata, kuhu ma mingi olen jõudnud ja ongi, et mida näiteks CV puhul jälgida ja mida motivatsioonikirjas jälgida ja töö või nende magistri võimaluste kohta siis ka, et kust, mida täpselt vaadata, et mis võiks nagu sobida. Nii et see on niisugune kasulik teadmine, et sinna saab nagu minna. Ja üks eriala oli ka magistris, kuhu ma tegelikult mõtlesin, et ma võiks minna, aga siis ta pigem ütles, et ma ei ole kindel, et kas see sulle sobib, et äkki saad seda võtta näiteks vaba ainena, nagu mingi hetk lihtsalt, et mõnda ainet sellest nagu erialast. Et ta on nagu, tal on nagu nii palju kogemust tegelikult kõikide, nii paljude need üliõpilastega, et ta oskab soovitada ja niimoodi. Jah. Aga äkki räägiks nüüd veidi sellest, et mis on siis nagu need uued teadmised, mis me, ei tea, oleme saanud nende salvestuste jooksul. Nagu, et see on nagu meile endale ka olnud kasulik, mitte ainult neile, kes seda kuulama hakkavad, vaid me ise ka oleme nagu arenenud, ma arvan, selle koha pealt. Et ma võin kohe alustada, et näiteks selle ajaplaneerimise episoodi juures, kus me rääkisime natuke rohkem sellest Google kalendrist, et mõtlesin natuke, et ma proovin seda, et siis on nagu igalt poolt mugav võtta seda ja tõesti on nagu, olen nagu siiani kasutanud seda ja ongi nii hea, et ma võin nagu telefonist panna, ma võin seda arvutist näha, ma saan võtta õisist need kooli need kuupäevad saan nagu kohe mingi, need hakkavad jooksma mulle sinna ja samamoodi, et ma saan võtta kalendrist lahti ja vaadata, mis ruumis meil, ma ei tea, mingi õppimine on. Jah, et mina tegelikult olen juba varem kasutanud seda Google kalendrit või selle taolist siis. Aga jah, et selles episoodis rääkisin ka, et mulle see päris hästi ei sobinud, mis on nagu, ongi inimesel erinev.
et mina olen viimasel ajal või see aasta aega umbes kasutanud märkmikku, et see kuidagi, ma ei tea, meeldib mulle rohkem, et kuigi tegelikult Google kalender või siis kõik need kalendrid, mis sul on olemas telefonis, kus sa saad lisada asju nii sealt arvutist kui ka siis telefonist, on nii nagu kuidagi lihtsad ja mõnusad, et nii lihtne on lisada asju sinna. Et sellel on nagu suur pluss, see ma ütleks, et märkid, kus sa pead nagu eraldi kaasa võtma, pead veenduma, et sul on nagu, ma ei tea, nagu pastakas kaasas näiteks, on ju. Ja no märkmikuga on see ka, et sa ei saa lihtsalt ära kustutada asju, sa pead nagu maha tõmbama või siis ma nüüd ostsin omale selle valgendaja ka üle mingi ala, ma pole kasutanud aastaid juba. Et jah, see on nagu väga hea oli seda, ma ei tea, kuulata erinevaid neid valikuid. Ja just selle puhul ongi see, et on oluline leida enda jaoks see sobiv. Et kui üks asi ei sobigi, siis see on täiesti okei. Mine proovi järgmist asja või veel nagu järgmist. Et see ei ole nagu see, et nüüd kui sulle kas sobib märkmik või sulle sobib mingi telefonikalender või midagi sellist, et igal ühel on nagu enda, ma arvan. Jah. Ja tegelikult, kui mõelda veel teistele nendele episoodidele ka, et minu jaoks oli, ma arvan, igas episoodis midagi uut. Et näiteks, kui me Eleriiniga rääkisime, et siis näiteks ma ei teadnud, et saab näiteks nendest valdadest toetust küsida või stipendiumit küsida, see oli minu jaoks uus. Siis ma mõtlen, mis seal veel oli. No psühholoogiga osas kindlasti oli seal nagu palju uut või vähemalt saime palju kinnitust erinevate teemade kohta siis. Et ja ma arvan, et see viimane külalisega episood oli ka põnev või siis minu jaoks ka ikkagi tegelikult uued teadmised, olenevalt sellest, et me oleme õppinud siin juba, et ma olen siin tegelikult õppinud 3 aastat juba, aga siis ma ei tea, kas või lisaaasta kohta oli see paar asja, mida ma ei teadnud. Ja just, et isegi kui ma võib-olla ei ole kokku puutunud kõikide olukordadega, siis nagu hea on teada, et ma olen ka magistrisse edasi, et võib-olla mingid asjad nagu kanduvad ka nagu magistrisse edasi, mis võivad aidata, et samamoodi see nõustamiskeskusega ma võin sinna minna ju. Ja ma tean, et ma saan sealt nagu abi või et nad nagu päriselt sealt nagu toimib. Ja see osa mulle ka väga meeldis see nõustamiskeskuse. Et ja üldse külalised, kes meil olnud on, ma tunnen, et on nagu nii, ma ei tea, nad tahavad nagu aidata ka meid või tahavad nagu meid aidata ja ka teisi aidata, et see on, ma ei tea, mul on väga hästi sobinud. Ja kõik on olnud nii nagu erinevad inimesed ka, et see on ka olnud huvitav, et täiesti erinevad ja nagu kunagi ei tea vaata, et kuidas nagu minna võib või selline põnev on endal ka, et uute inimestega tutvumine. On jaa. Aga siis meil on, mõtlesime, me tegime siin vahepeal ühe küsimustiku, et enda siis seda bakatööd teha, saada sealt andmeid ja siis tuli välja, et me peaksime natukene rääkima ka positiivsest asjadest ülikooli kohta. Et mitte ainult, mis on halvasti või on mingi stressi ja kõike seda, et tegelikult on nagu ka häid asju ülikooli juures. Ja. No me oleme neid episoodide jooksul ikkagi välja ka toonud, aga me mõtlesime, et võtame nagu eraldi, et siis jääb siuke tore noot siia lõppu, et ma ei tea, mina tooksingi siis äkki välja, et on nagu ma ei tea, erinevad üritused on ka nagu mina olen hakanud vaatama korvpalli ülikooli ajal, mida ma oleks kunagi arvanud, et ma hakkan tegema, aga meil on see võimalus, meil on nagu ma arvan, et see on nagu viimaste aastatega nagu kasvanud ka see nagu, et üldse inimesed käivad seal ja tudengitel on tehtud lihtsalt nagu nii mugavaks või ongi, et mul ei ole vaja palju mingi raha, et minna laupäeva õhtul ma ei tea, korvpalli vaatama minna, sellepärast, et tudengi jaoks on see, seal ongi mingi soodustus on ja, et Tartu Ülikooli tudengil on, ma ei tea, vahest on 3 eurot, vahest sa saad ringlogoga, ma ei tea, mingi pluusi või pusaga saad nagu tasuta sisse ja
jah, et see on nagu, see on niisugune tore melu ja nagu üliõpilased tulevad kokku ja ma ei tea, toetavad, et see on niisugune asi, mida ma ei oleks arvanud võib-olla esimesel aastal, mida ma tegema hakkan. aga mis asi see ringlogo on? No see ülikooli ringlogo, see see on nagu nende see nagu logo? Ja et nagu ülikooli on see mingi bluusid ja pusad, et ja nendega saab tasuta sisse vahest. Aga seal peab jälgima nagu, millal, et igale mängule ei saa. Ja. No üleüldiselt tegelikult on palju soodustusi nagu üliõpilaste, et näiteks selle Spotify's kas või mida ma kasutan nagu kogu aeg. Aga tegelikult ma sain seal teada, et sellel aastal muudeti vist neid mingisuguseid reegleid, et saab nagu ainult 4 aastat saab nagu õpilane. Sa saad olla 4 aastat õpilane, seega. Kuna mul on juba natuke aasta varem, siis ongi mul viimane aasta. Saad nautida Spotify soodustust. Ja no IC-kaart on ka selline väga kasulik. Et minul on see küll nagu eraldi ostetud, et mul pole see selle pangakaardiga seotud. Et siis peab ikkagi veits nagu, äkki oli mingi 10 euri või, et saada see kaart, nagu osta see kaart, isegi kui on see ainult nagu see virtuaalne kaart. No mul on see pangakaardiga seotud, aga selle puhul sa pead ikkagi nagu natuke maksma vist alguses, ma ei tea täpselt seda summat. Äkki pangakaardiga nagu nii maksad äkki siis, jah? Või et nagu tosta pangakaardi võtta. Ja just. Ja siis sellega ka, aga tasub teada ka neid kohti, et vahest ma olen käinud ka niimoodi, et ma ei tea, maksan ära juba ja siis vaatan, et IC-kaardiga oleks saanud soodsamalt. Aga Tartus on ka neid kohti nagu tegelikult päris palju, et ma ei tea, näiteks on mis see on? Äkki Werneris on ja just, et ka siuksed mingi kohvikud, et sa ei pea mingi kuskilt ma ei tea, suurest kohast ostma, et siis saad IC-ga kohvat, et siuksed väiksemad kohvikud ja asjad nagu toetavad ka. Ja ma ei tea, Eestis seda vist nii palju tehta, aga ma tean, et välismaal küsitakse, nagu, et kas sul on IC-kaart, et kui nad näevad, et sa oled vähegi nagu õpilase taoline inimene, et siis küsitakse su käest. Aga Eestis pigem ei küsita seda. Ei ole, jah. Ja, aga neil on tavaliselt seal kuskil juures kirjas ka, et saab kasutada. Ja on ju see, mina olen vähemalt vaadanud sealt kodulehelt, nagu IC-kul on see mingi veebilehekülg ka, kus saab vaadata neid erinevaid asutusi ja firmasid, mis nagu toetavad. No kuna mul on ainult virtuaalne kaart, siis mul on nagu äpp, kus ma saangi vaadata nagu üle maailma Eestis nagu mingisugused X-kohad, mingi äkki oli Iirises oli mingi odavalt või äkki mingi Prillas odavalt, mingid nagu kohad, et kus sa ei arvaks, et saab odavamalt, siis seal saab nagu aga tasub vaadata. Ja tegelikult ma arvan, et neid soodustusi või neid nagu on veel, kuigi ma ei tea, praegu ma peast ei oska nagu öelda, aga ma ei tea, kas või üleüldse mingi teatrisse või kinno tahab minna ja seal on õpilane, äkki kontrollitakse. Neid muidugi on et see on minu arust päris hea selle ülikooli elu juures. Mis meil siis veel? Instituudi sisesed üritused on ka meil ju. Et ma olen sealt käinud, jõuluüritustel olen enamasti käinud ja väga nagu selline mõnus, see on tavaliselt siis esimese advendi puhul, et väga selline mõnus rahulik keskkond, et seal on mingid erinevad töötoad. Üks aasta tegin äkki kaarte jõuludeks ja siis 2025 aastal tegin neid silte, mida saab panna kingituste peale. Aga muidugi siis, kui oli aeg pakkida, mul olid kuskil ära pandud kindlasse kohta, et ma neid ei leidnud. Aga seal on mingid esinejad ja nagu põnev on. Ja see aasta oli loos ka ja siis üks meie kursakas võitis ja siis ma nägin, et nagu palju asju oli, et tegelikult seal, et mingid kinkekaardid ja asjad, väga nagu mõnus oli. Ja sina oled vist käinud nendel tutvustavatel üritustel, on ju? Et ülikooli tutvustavatel? Jaa, et need on ka nagu hästi head, ma ise vähemalt. Ma olen käinud kahel avatud ustepäeval, siis nagu sellel suurel, mis seal raamatukogus on. Ja ma olen käinud ka ise nagu rääkimas Narvas ja
oma erialast natukene ja ma arvan, et neid tasub ka ikkagi nagu külastada, et ega sa mööda külgi alla maha ei jookse, et saad, et isegi kui sa ei saa sealt nagu, et nüüd ma nagu kindlalt saan seda, sa saad isegi nagu küsida ja mõelda, et okei, et see ei ole päris minu jaoks, mis on minu arust ka juba suht suur nagu pluss. Et ma ise olen alguses, kui ma tulin siia vaatama just selle pilguga, et mida nagu pakkas õppida, et siis ma ei tea, läksingi mingi eriala juurde, ma mõtlesin, et okei, et see tundub nagu hea. Siis ma kuulasin seda ja ma olin mingi, et okei, aga et see nagu tegelikult ei klapi sellega, mida ma nagu otsin. Ja. Et see on ka hea ja seal on, saab ka teha mingisuguseid neid teste, et koha peal, et nagu mis eriala sulle sobida võiks või kuhu suunas vaadata. Ja seal on igasugused, ma ei tea, see aasta oli näiteks Swedbank kohal, et sai nagu, ka siuke nagu, vaheldus, et see ei ole see, et lähed sinna ja siis ainult kuulad ja räägid, et sa saad nagu erinevaid tegevusi teha ja minu arust on nagu hästi korraldatud ka see, et tundub alguses, et on hästi palju inimesi, aga tegelikult kui koha peale lähed, siis kõik on nagu ära jaotatud ja tasub julgelt juurde minna, et võib-olla alguses tundub veider, et lähed küsima seal mingi eriala kohta, ise väga ei tea sellest midagi, aga kõik nad on nii nagu toetavad ja ei ole mõtet karta, et ise ka, kui ma olen rääkimas käinud, siis nagu väga tore on nagu erinevate inimestega rääkida. Ma olen ka käinud avatud uste päeval siis seal raamatukogus. Seal ma nagu, ma ei tea, palju ei mäleta, sest et ma tegelikult ei tahtnud nagu õpetajaks saada või üldse nagu õpetaja erialaga ei tahtnud kokku puutudagi. Aga siis tänu sellele karjäärinõustamisele sain teada, et sotsiaalpedagoogika on selle siis õpetaja suuna või selle õpetaja eriala kuskil suund. Et siis ma avatud uste päeval ei käinud vaatamas õpetajad, et mis nad teevad seal. Aga ma isegi mäletan, mis ma vaatasin, aga põnev oli igastahes. Et see aasta ma käisin ühes teises ülikoolis vaatamas siis magistriala ja siis seal kõrval olid ka muud asjad, mis olid mul mõttes, siis ma sain seal aru, et ei, see ei ole üldse mulle nagu, et seda ma ei taha näiteks. Just jah, et igati tasub nagu minna. Ja. Aga muidugi ma arvan, ülikooliga kaasnevad siis ka tutvused, et kas või kursakaaslased või kuskilt teistelt kursustelt nagu, ma ei tea, saad kas mitte nagu lähedaseks sõbraks, aga vähemalt saate nagu üksteist aidata või küsida kas või mingi, ma ei tea, pakkatöö pealt või mingit jagada nagu omi kogemusi siis teistega. Jah, see ongi siuke nagu julgustav ka mingis mõttes, et ma ei peagi, täpselt nagu sa ütlesid, ma ei pea sõbraks saama. Et mina olen ka, ma ei tea, siis kui ma olin esimesel kursusel, läksin loengusse, ma olin üksi enda kursusest ja siis ma mõtlesin, et okei, et nagu täiesti nagu siuke, see loeng oli ka muidugi suht siuke, et tamp oli peal ja kiire ja pidid kohe kirjutama kõike ja siis oli veidi paanika ja oli ka mingisugune, rühmatööd muidugi aitavad ka selle puhul, et oli ka mingi rühmatööd vaja teha, ma mõtlesin, et okei, et mida ma nagu nüüd peale hakkan. Aga ei, siis tulid läksin siis õppejõuga rääkima ja ma ei jõudnud õppejõuga rääkidagi, kui juba kaks tüdrukut olid mingi, et kas sa tahad nagu meiega tulla äkki, et me oleme kahekesi, et sa saad. Ja nad olid äkki sellel hetkel, teine kursus äkki, millest nad eelmine aasta lõpetasid. Ja nagu ongi, et me hiljem ka mingi rühmatööde kaudu ja mingi eksamite puhul samamoodi ma teadsin, et okei, et nad on võib-olla läbi teinud selle, et ma küsin, et nagu ma ei tea, et mida rohkem tähele panna või millele rohkem keskenduda. Ja samamoodi praegu ka, et kui mina olen nagu 3. kursus, siis ma ei tea, istudki, on mingisugune laud suurem ja siis istud sinna ja siis meil oligi nüüd siis teise kursuse omad, ehk siis aasta meist nooremad. Hakkasime ka lihtsalt nagu rääkima ja ma ei tea, seal seminaris saame kokku ja räägime ja nad ka nagu küsisid, et nagu ma ei tea, mingite ainete kohta, et kuidas see oli või et kas nagu tasub karta või midagi sellist. Et siis ma ütlesin ka neile, et julgelt võite nagu niisama ka kirjutada, kui nagu mingi küsimus on või midagi,
et see on nii oluline tegelikult üksteist toetada ja ma arvan kursuse siseselt ka meil on nagu suht hästi, nagu vähemalt meie kursusel, ma ei tea, kuidas teistel on, aga meil on nagu toetav keskkond ja ma ei tea, kõik, ma ei tea, küsivad omavahel ja kui mingi probleem on või suheldakse hästi palju. Et see mulle nagu meeldib õppejõududega samamoodi. Et noh, me oleme nagu samal tasandil või ei ole seda, et ma ei tea, ma peaks kartma või et ma lähen julgelt juurde, küsin, kui midagi on, ma ei tea. Ma mõtlengi nagu, et ma olen, alati pigem on see, kes küsib, aga nagu eriti ülikoolis on see, et nagu, kui ma ei tea, siis mida ma vaevan ennast, et ei ole mõtet ennast mingi hulluks mõelda, nagu, et lihtsalt küsi ja sa saad oma vastused nagu nii kohe kätte, et ta ju nagu õppejõud teab paremini kõikidest nendest teemadest ja ta tahab ka ju tegelikult, et meil hästi läheks. Ja minu jaoks võib-olla nagu nii paljud need õpped ütlevad, et nagu sinatage mind, on ju, see on minu jaoks nii keeruline, ma ei tea, nagu mingi, ma ütlen ikka teie, nagu, sest et see on nii sisse jäänud sellest, ma ei tea, gümnaasiumit või põhikoolist, nagu teie pead ütlema, et autoriteet ikka olema. Ja no tutvuste mõttes see ka, et ma ei tea, ongi meie enda kursuse kaaslased, lähed kuskile üritusele või midagi, et tahad kuskile minna, ma ei tea, sinu käest ka, me ei ole nagu otseselt nagu mingi suured sõbrannad, vaata, aga ongi, ma ei tea, mingi ülikooli üritus on mingi, sa lähed või, okei, ma tulen ka. Et et sa ei pea nagu üksiga mõnes mõttes olema, on ju, et või kuskile üritusele samamoodi näed mingi kursuse omasid, siis on mingi, tšau, et mis sa siin teed ja et kuidas on ja et siuke tore väikene kollektiiv. Just, jah. Nüüd äkki nüüd räägiks siis sellest, et mida ma oleks võinud selle podcastiga teha teisiti, et meie arvates. Jah, räägime natukene nendest podcasti teemadest, et kuidas see areng siis on toimunud. No, minu arust, meil oli see tagasiside küsimustika pooltele oli vist umbes pooled episoodidele ja sealt tuli hästi palju seda välja, et oma kogemuse jagamist oleks võinud nagu, et see nagu läheb inimestele peale või mul on endal ka tunne, et mul on nagu huvitav kuulata. Ja me üritasime anda endast kõik, et me nagu räägiks rohkem kui oma kogemusest, aga tõesti, kuna see ajapiirang oli enam-vähem meil see pool tundi, et mõne episoodi puhul oli seda nagu raske sisse tuua, eriti kui oli nagu informatsiooni palju. Ja tegelikult meil läks ju nagu alati üle poole tunni ka, et ainult esimene episood oli umbes 20 minutit piirasega, kõik läks üle. Nii et me ei saanud teha päris tunnist episoodi ka, et kui plaan oli pool teha, et ma arvan, et see pluss-minus 10 minutit on okei, aga lihtsalt et ma tunnen seda sama asja, et oleks võinud ju nagu rohkem rääkida, aga ma ei oska, ma ei julge vahele segada ka niimoodi. Jah, ma arvan ka, et see on nagu üks asi, mis ma oleks võinud võib-olla ka nagu jälle arengu koht on ju, et kuidas niimoodi nagu sujuvalt üle minna nagu, et kuule, et me oleme sellest teemast juba piisavalt rääkinud, et lähme nagu edasi. Et see oli minu arust ka nagu raske või et ma ei osanud kuidagi. Aga ikkagi külaline ei taha talle sisse sõita niisama mingisugusest, et mõned episoodid olid minu arust väga nagu vajasidki rohkem aega näiteks mõni teema on ju, aga siis jällegi seda enam läks meie oma kogemust vähemaks või näiteks olidki mingi teema, kus ma ei tahtnudki rääkida, näiteks see psühholoogiga episood on ju, ma ei olnudki nagu kindla, kas ma olen piisavalt pädev rääkida sellest, et see on ju nii oluline teema, kui mina hakkan seal enda mingisuguste teooriate kogemustega tulema vahele, siis äkki see ei ole tegelikult õige nagu. Jah, et see, ma arvan, oli ka nii nagu episoodipõhine, kuidas seda kogemust jagada. Samamoodi, mida ma tooksin välja, et oleks võinud võib-olla teisi teha, et praegu meil, mida me saame ka muuta selles suhtes, et see ei ole selline, et me oleme, mitte küll avalikult, aga YouTube'i need üles laadinud. Just. Aga et võib-olla mingi Spotify'sse panna, mis on nagu, YouTube'i puhul on see, et kui sul seda premiumit ei ole, siis nagu on, ma ei tea, keeruline seda taskusse panna, et see võib mingi pausile minna ja nii, aga et Spotify's võib-olla oleks mugavam. Ja me ju alguses laadisime üles sinna SoundCloudi, aga
seal ma kohe ei lugenud välja ka, et on see mingi 70 minuti piir. Et tegelikult on igal pool piirid, et ma arvan, et praegu, kui see on lihtsalt bakatöö, on ju, et ma arvan, et kuni selle siis bakatöö lõpuni või selle kaitsmise päevani, siis on need seal YouTube'is, aga sealt edasi võib panna näiteks kuskile, nagu leida mingi koht, mis ei ole äkki, ma ei tea, mingi poodpiin on äkki olemas kuskil, ma nagu... No saab vaadata et kuidas see üldse nagu... kuidas see kuulajaskond üldse nagu kujuneb. Jaa, sest et äkki tegelikult, see on meie praegu niisama arutame, aga et kas või, ma ei tea, mingi õppejõududel mingi link anda, kus on nagu, kas või Drive'i link kuskile panna. Ja, just, et see on ka, mida me oleme kuulnud, et võib-olla tahavad õppejõud kasutada seda veel. Aga räägiks äkki nüüd enda arengust ka, Jaa, et tegelikult on ju palju tööd tehtud siin. Päris palju tööd on tõesti tehtud. 7 episood on täna vist näolast. Jaa. Issand, alguses see tundus nagu minu jaoks täiesti võõras asi. Ma ei ole kunagi mingit salvestamisega. Ma ei ole kunagi arvanud, et mina võiksin podcasti teha. Sul oli see idee ja ma olin mingi, et mul ei ole paremat plaani ka. Et nagu see kõlab nagu hästi, see kõlab huvitavalt, see on praktiline, mida ma nagu, aga et see salvestamise asi täiesti nagu täiesti minu mugavustsoonist väljas. Nüüd tunnen ennast nagu vanakala. Ja, tegelikult ega mul ka mingi suurt, mul oli lihtsalt üks kogemus ühe aine raames, tegime seda, ka siis salvestasime ühe episoodi, et kuidas, ma ei mäleta, mingil teemal oli, mingi hariduslikul teemal, aga jaa, et ega see kuulata on ikka alati lihtsam ju, kui nagu rääkida. Ja seal selles siis aine episoodis oli see ka, et see oli ainult üks episood, on ju. Seal oli meil 5 inimest, kellega me rääkisime nagu oma kursakad. Samas oli tegelikult lihtsam natukene, kuna on nagu, ikka keegi ikka selle eetri nagu täidab ära, on ju. Aga kuna meie alguses sinuga ei olnud ka mingi väga palju suhelnud, on ju, ja siis meil on kõik need külalised olnud ka alati nagu uued inimesed, et me ju ei tea tegelikult nagu kedagi, seda esimest teadsime, kuna tuli meie õppejõud, aga ikkagi nagu ei ole mingi sellist nagu sõbrad, on ju. Et siis jube nagu hirmus oli alguses küll, et kuidas ma hakkan nagu inimene tuleb uksest sisse ja ma pean tema kohe hakkama rääkima nagu mingisugust kohe salvestamine, nagu paneme kohe käima ja hakkab pihta. Aga ma arvan, et selle puhul oligi see hea, et me tegime ka tegime külalistega ka nagu eelkohtumised, mis nagu andis veits nagu aitas nagu tunnetada, et milline inimene on, millest nagu rääkida võiks rohkem, et nagu endale ka, et võib-olla kohe alguses ei teagi, mida küsida. Et siis saigi nagu uurida, et võib-olla mille kohta tema näeb, et võiks rohkem rääkida või rohkem rõhku pöörata. Ja üldiselt ka, et siuke nagu natukene mugavam see õhkkond oleks. Aga tõesti, vajas seda enesekindlust, et nagu ma tunnen ka, et mida episood edasi ja mida rohkem nagu külalisi, siis väike närv oli ikka alguses sees. Muidugi. Ja siuke, et et kuidas see kord läheb. Ja. Aga selle enesekindlusega et võõrast inimestega pole nagu probleem rääkida, aga niimoodi ikka ühest teemast ja pikalt, et nagu see ikka vahepeal esimene kord ma arvasin küll, et ma ei tea, nagu, et kuidas meil see aeg täis saab, et me ju tegelikult ei teadnud, mitu küsimust küsida nagu, või kuidas me üldse nagu, kuidas see aeg üldse läheb. Ja. Aga selle juures ongi see, et kui kellelgi jooksis nagu juhe kokku, siis sai nagu mingi kuule, et räägi sina vaata praegu, et ma nagu, et on hea, et me nagu koos ka seda nagu teeme, et aitab nagu saame üksteist julgustada, kuigi mõlemad võib-olla kardavad. Ja, siis tegelikult ma kirjutasin meie juhendajale alguses ja ma ei olnud nagu alguses üldse kindlaks, ma tahan 2 teha, sest ikkagi nagu ei ole vastutus täielikult sulle, et siis ma tunnen, et nagu või ei ole vastutus endal siis, et ma ei tea, kas teine teeb tööd või ei tee tööd, on ju. Aga meil on see hästi sujunud, ma tunnen, et tulenevalt sellest ka, et meil on tegelikult arendusuuring, on ju, et siis on veits teistmoodi, me peamegi tegema rohkem koostööd, et ei ole seda, et me saame, ma ei tea, koos nagu eraldi kodeerida, siis paneme kokku kuidagi, et meil peab ka seda koostööd rohkem olema, et nagu valmistada ette või üldse see salvestamine tegelikult on ka ju koostöö. Salvestamine koos, ettevalmistused, küsimused, ma ei tea, kõik on nagu niimoodi, et me nagu saame kokku, arutame teeme, või see on võib-olla lihtsalt see, et meil nagu
sobib ka see rohkem või kuidagi, et jah, et selles suhtes on ka hästi. Mis ma veel enda juures välja tooksin, mis nagu ka tagasisidest, kui ma nagu ise ka kuulasin, siis nagu diktsioon. Jaa. Et ma nagu enda arust ei räägi üldse nagu, mulle tundub, et ma ei räägi üldse nii laisalt või niimoodi. Ja. Ja siis hakkad kuulama ja ma issand, Lili, palun võta hulku ennast. Aga jah, et ikka nagu, ma nagu otseselt kogu aeg ei tuleta seda meelde, aga mingi episoodi keskel või alguses nagu, et okei, et räägi nüüd niimoodi, et kõik aru ka saaksid, et võib-olla sulle tundub kõik väga hästi. Aga et suu lahti ikka peab olema nagu suu liikama, mitte koha peal nagu olema kogu aeg. Ja minu jaoks nagu minu endal on ka see, et ma kipun nagu lause keskel mõtet muutma või et kui ma ei oska alustada, ma alustan ühtemoodi ja siis aga mul tuleb poole lause pealt meelde, et aga võiks ka niimoodi öelda, et siis minu jaoks ma olen püüdnud väga nagu tugevasti seda endas arendada, et kui ma ükskord alustan, et siis ma lähen ka sama lausega lõpuni. Et ei ole seda mingi mõtete lõikamist nii palju, mis tegelikult mind ennast nagu ma tunnen, et see võiks nagu teisi segada. Ja eks see läheb ka selle juurde, et mõelda läbi, et mida me ütleme. Et tegelikult meil on alati ju need ettevalmistatud olnud episoodid. Et tegelikult, et see ettevalmistus tegelikult on oluline nagu. Kas või läbi mõtlemise näol, et sa pead teadma, kes su külaline on, et kõike seda nagu võiksid ikkagi teada enne, ja kas või teema kohta midagigi. Ma tundsin enda jaoks ka, et kui ma nagu, ma ei tea, vaatasin veel pärast, ma ei tea, võtsin selle nõustamiskeskuse lehe lahti ja lugesin läbi, et ma olen teadlik, ma nagu ma tunnen ennast mugavamalt, kui ma tean, mida ma küsin, ma tean, mis on nagu enam-vähem see taust, ma võib-olla oskan mingeid asju välja tuua ise ka, et enda jaoks läbi mõtlemine, mis ka välja just tõid. Et see toob ka seda enesekindlust juurde, et see on nagu see, mida ma enda jaoks teha saan, et mul oleks ka mugav inimesega. Ja eks me iga kord ju tegelikult kirjutasimegi need küsimused ette, et nagu kas ma just imetlen, aga minu jaoks on need inimesed nii kuidagi, ma ei tea, nagu ma ei oska öelda seda sõna nüüd, aga imelised äkki siis või. Ma ei tea, see on äkki nagu äkki liiga hea sõna, aga nagu, et kes suudavadki nagu intervjuu ajal tulla vabalt küsimustega välja või küsida küsimusi niimoodi, et neil pole mingit asja ees. Ja, aga ma arvan, et selle puhul ongi see eeltöö samamoodi, et see nagu eeltöö on nagu mega seal all tehtud. Aga jah, see on tõesti, aga meil oli hea, et saime mingid, et ikka vahepeal oli ka mingid siuksed olukordi, kus mõtled, et endal tuleb jooksvalt mingid, okei, et võiks nagu selle kohta võib-olla rohkem küsida, nagu endale huvitav, et siis meil on see võimalus, meie ju juhime nagu seda podcasti, et selles mõttes oli nagu hea vaba vestlus, ma arvan, nagu, mis ma ka kartsin, et äkki läheb nagu liiga tehislikuks, mis mõnel puhul nagu natukene oli, mis ma tooks ka välja võib-olla nagu arengu koha pealt, et mõne puhul oleks võib-olla pidanud selgitama, et mis see formaat täpselt on, aga samas nagu omalt poolt me tegime kõik, et see nagu lõpuks ikkagi nagu sujuks ja oleks kasulik, mis ma arvan ka lõpuks nagu oli. Ja ma alati ikkagi lohutan ennast sellega, et see on esimene kord, see on meie nagu esimene podcast. Mis on nagu üllatavalt hästi meil, tähendab minu arust, et nagu mitte, et ma arvasin, et see läheks halvasti. Ei, ma mõistan täielikult. Aga nagu tõesti, et tahet tegelikult nagu tulla meile külaliseks. Et see oli minu jaoks nii kuidagi, et miks keegi peaks tahtma kuskile tudengi podcasti tulla, mis tegelikult ei ole mingi suure, ei ole mingit suuri külalisi siin või suur kuulajaskond, aga tegelikult lihtsalt, et meie podcast on see meie nagu lõputöö. Ja tehnilise poole pealt samamoodi, et ma ei tea, mingid mikrofonid ja asjad ja et nagu kuidas mingi podcasti nagu kokku panna või episoodi kokku panna on kõik see monteerimine, et ja nagu kuhu üldse üles panna see, et nagu saaks, et oleks tasuta, et ei oleks mingi, ma ei tea, see YouTube pole praegu parim, aga see on koht, kuhu sai panna ilusasti ülesse.
et jaa, et see just, ma nõustun suga täielikult selle koha pealt. Ja monteerimise koha pealt samamoodi, et me nagu oleme koos seda teinud, on ju, mis on ka nagu minu arust see, et okei, võib-olla üks kuulab kuidagi ühtemoodi, et me kuulame need episoodid läbi uuesti, siis nagu, ma ei tea, sa ütled, et kuule, et võtaks siit nagu võib-olla nagu, ma ei tea, helitugevusi kuidagi, et nagu ma isegi ei teadnud, et siuksed nagu võimalused on või täiesti võõras teema minu jaoks. Aga nüüd ma nagu, ma ei tea. Jah, ma teeksid ise ka mingisuguse podcastis kunagi või? Oi. Kui keegi kutsuks mind rääkima, siis ma arvan, et ma ütleksin julgemalt jah. Või noh, ma käisin ühes podcastis rääkimas, kuna selle stipendiumi koha pealt. Ma ei hakka seda nüüd siin välja reklaamima. Aga ja ma käisin rääkimas Hiiumaal ja ka siuke, see oli siuke mingi ettevõtlik, kui see mingi fond tegi. Ja külalisena ma ütlen, et see, et me saatsime küsimused ette, oli nagu hea. Sest minule ei saadetud. Ja mul ikka tõmbas juhtme vahepeal nii kokku seal. Muidugi. Ja ma arvasin, et ma olen nagu tein. Aga ikkagi tuli nagu, ma arvasin, et nagu läheb enda arust, ma ei ole seda järgi kuulanud, ma ei ole julgenud. Ma pärast kuulen ütlen sulle. Et mul nagu mõte, mingid küsimused, mis ongi nagu mingi sügavamad või sellised, et nagu mille peale peab mõtlema. Ja kui see tuuakse sulle kohe ette, saab okei, nii, nüüd ma pean vastama. Ja ei tea, et siis on, jah, sellest on hea, et me saatsime küsimused ette, ma arvan, nagu külaliste mõttes ka, et kuna mina ei ole selline inimene, kes nagu nipsust kohe kõike räägib, et jah, aga ei, nüüd mul on külalise kogemus ka olemas ja nüüd ma tean, mida nagu küsida ka võib-olla, et jah. Ja selle tegelikult paranduse kohta ma ütleks ka natukene, et meile toodi välja, et meie siis parasiitsõnaks võiks olla sõna nagu, et mina olen püüdnud seda natukene vähendada, aga ma ei tea, seda nagu üldse tavaelus toimub seda nii palju mul, et ma ei oska kindel, ma pole kindel, kas seda on mul juhtunud või ei ole. Ma ei tea, aga ma ei ole niimoodi kuulanud ennast. Aga kuidas on üldse nagu enda häält kuulda? Nüüd on juba harjunud. Esimene kord, kui sa ütlesid, et paneme klapid pähe ja nüüd hakkame ja ma olin mingi hakkasin rääkima ja mõtlesin, issand, ma pean ka vahelt kuulma. Aga ei, nüüd on nagu väga okei. Et selles suhtes nagu täiesti nagu harjunud. Ja. Ja see on nagu huvitav. Ja tegelikult oli, me mainisime ka, et nagu uus kogemus meie jaoks, et ma arvan, et iga uus kogemus on väga nagu oluline, kes teab tulevikus aktiivselt õpetajatena või kus iganes me töötame, äkki on see nagu tulem. Sest tegelikult me ju oleme kirjutanud neile, on ju, nagu kontakti saanud, siis nendega teinud selle ettevalmistava siis kohtumise, on ju, siis veel nagu edasi. Et tegelikult see pole lihtsalt see, et me salvestame, vaid selle ümber on juba nii palju asju monteerime, sest kõik asjad nagu, et ei ole lihtsalt nagu istume maha ja räägime, et see ei ole niimoodi päris. Jaa. Aga ma arvan, et äkki räägiks siis nüüd sellest, mis on see meie eesmärk? Või nagu, mina mõtlesin selle peale, et nagu mingi hetk, et kuna see on nagu bakatöö raames, on ju, siis ilmselgelt ma tahan saada nagu head hinnet. Aga mul on tunne, et siin tegelikult mängib nagu kaalub üle see, et nagu miks ma päriselt seda teen. See ei ole nagu minu jaoks lihtsalt bakatöö. Et minu jaoks ongi see, et me need episoodid tegime, et see nagu podcast üldse valmis sai. Nagu ongi oluline see, et ma saan vähemalt nagu ühte inimest aidata. Ja. Et see, et keegigi saaks nagu abi sellest või kas või ma ei tea mingit inspiratsiooni, siis see on nagu minu jaoks, ma arvan, olulisem kui see hinne, mis lõpuks me selle saame. Et ma olen nagu ise rahul sellega, mis me tegime ja ma arvan, et kui ma tuleksin ülikooli ja ma võib-olla kuulaksin, siis et ma saaksin nagu päriselt abi või mingit infot, ongi näiteks see nõustamiskeskus täiesti minu arust nagu, me oleme seda nii palju juba välja toonud, aga see on täiesti minu arust nagu kasulik ja vajalik episood.
ja siis kas või koos selle või selle nõustaja psühholoogiga koos on ka oluline see karjäärinõustamine. Et kuhu äkki nagu ei mõeldaks, et ei taheta minna, ma ei tea, mingil põhjusel on ju, aga tegelikult on see nii palju sealt saab tarkust ja teadmisi ja mõtteid endale juurde. Ja võib-olla ei teagi, et siuke asi on olemas nagu karjäärinõustamine või kust neid üldse otsida või kuidas ma saan nagu selle aja broneerida. Sest tegelikult tuleb ju alguses nii palju informatsiooni, et ja sa ise ei lähegi otsima sinna, sest et sa lihtsalt ei tule selle pealegi äkki. Aga jah, et see ma ei tea, see on äkki nõustamiskeskus või mis see seal nagu üldsõna? Nõustamiskeskus ta vist ongi ja siis sa saad sealt valida endale, mida sa soovid. Et jah, minu arust ongi selle töö eesmärk see, et keegi saab nagu abi sellest. Minu jaoks oli üldse eesmärk või teha siis head ja huvitavad episoodid, mis oleks kuulajatele põnevad, et meil oleks endal tegelikult põnev rääkida ja et siis saaksid need üliõpilased, kas esimene kursus või kuskilt mujalt kuulata ja siis selle eesmärgiga, et kui neil on mingid probleemid, et siis nad saavad siis nendele lahenduse leida. Et meil ongi niimoodi vähemalt need välja toodud nagu kuskilt allikatest leitud probleemid on ju, või kas või saadud uuringust teada on ju, et ma usun, et need episoodid on sellised hea ülevaade või kas või jah, et kus saab kogemusi kuulata, kus saab üldse teadmisi. Ja just. Ja et teha need episoodid ägedaks oli minu jaoks eesmärk see. Ma arvan, ma sain hakkama päris hästi sellega. Mõlemaga sain päris hästi hakkama nagu mõnum ka. Et ma olen lasknud kuulata ühel meie selle kursuse kaaslasel. Ja ta nagu ongi, et ma olen teie suurim fänn. Millal juba uus episood tuleb? Et see on nagu tore. Et nagu päriselt ka ei pea olema esimese kursuse tudeng, et neid kuulata ja et sealt mingeid nippe endale korjata. Ja ma arvan, et ei pea üldse ülikoolis ka õppima. Et sa ei pea kõiki episood ja samamoodi see, et ei ole see, et ma pean kõik episoodid läbi kuulama, et kõik on nagu eraldi seisvad. Sul mingi teema huvitab, võtad selle, kuulad seda. Võib-olla mingil muul ajal on vaja mingit muud asja. Et see on ka nagu minu arust hea. Ja kindlasti. Kas sul on midagi veel lõpus öelda? Ma arvan, et me lõpetasime praegu päris heal toonil. Et saime hakkama. Jaa. Nii imelik on öelda, et see on meie viimane episood. Jaa, päris kurb on. Aga võib-olla ei jää viimaseks, võib-olla kunagi teeme veel midagi. Just. Et jah. Aga aitäh, kes te kuulasite. Ja et selle aja võtsite. Aitäh, et sina muga seda lõputööd teed. Aitäh sulle ka. Ja pead sa kunagi nägemiseni siis. Jah. Ja tägav. Hoiame kokku.